Tere armas Monte News kuulaja vaataja, mul on järjekordne lugu käsil täna Haapsalu linnas ja minu vestluskaaslaseks on Einar Eiland. Ja ma küsin kohe Einar, et miks me tulime siia sellisesse kohta, nagu me oleme Haapsalu linnuses? Kõigepealt tere sulle ja hea, et sa said mulle siia külla tulla, kuigi me oleme pikalt juba sinuga tuttavad olnud. Et miks me siin Haapsalu linnuses oleme? Meil tekkis see küsimus, et mis siis iseloomustab nagu praegust ühiskonnamudelit või kõige paremini. Vaadake, see linnus on ehitatud aastal 1200 juba, eks ole. Et see näitab tegelikult selle ühiskonna sooritusvõimet, eks ole, sellel hetkel, milleli meie tänapäeva ühiskond siiamaani ei küüni. Sest see linnus ehitati siin regedega ja hobuse jõuga ja nii edasi, eks ole. Ja ta ehitati valmis ja ta on siiamaani Haapsalu linna kõige suurem ehitis. See tähendab seda, et midagi on nagu vahepealt nagu toimunud, eks ole, et miks me enam meie ühiskondlik sooritusvõime nii kõrgele või sellisele sooritusvõimele ei küüni. Väga hea, Einar, see on väärt koht tänase teema sissejuhatamiseks. Et vaata ja kuule, et Einar Eiland on tegelikult ehitusinsener, ta on majandusmagister, Sotsiaalinstituudi lõpetanud magistrikraadiga, ta on tegelikult haridusmagister minu jaoks ja nii palju, kui ma olen Einar sinuga suhelnud vist 3 aastat erinevatel teemadel, siis mina nimetan julgelt sind selle maailma funktsioneerimise magistriks. Ma tänan sind. Sest et sa võtad absoluutselt sõna igal teemal, sa oled teinud väga palju, ma ütleks, et sadu teadustöid, uurimistöid, sa oled nõustanud Eesti Vabariigi valitsusi, sa oled teinud nende tellimusel väga palju selliseid nagu lahendatud lähteülesandeid, et kuidas seda maailma elu või Eesti elu üldse korda teha, kuidas muuta haridust, majandust, absoluutselt, ma ei tea, pole vist teemad, millele sa pole vist sõna võtnud. Elu sunnib paraku, kui sa oled, kuidas seda teemat nagu kokku võtta. Ega kogu see ühiskondlik sooritusvõime on tegelikult, midagi ei ole teha, see on julgeoleku küsimus. Ja sellel julgeolekul on väga erinevaid taustasid, eks ole. Kultuuriline julgeolek, sotsioloogiline julgeolek, eks ole, majanduslik julgeolek, tehnoloogiline julgeolek ja sooritusvõime sinna juurde ja nii edasi. Et näitena ökoloogiline julgeolek ehk, et kuidas luua seda looduskeskkonda või keskkonda, et me niiviisi, et me seda ennast ära ei tapaks, eks ole. Majanduslik julgeolek, ehk see on lugu sellest, et kas on alternatiive ka rahatrükil baseeruvale majandusele, milline see võiks olla, milline on majanduse definitsioon kui selline üldse, kas meil näitena kultuurikoda, teaduste akadeemia või nii edasi, räägivad üldse sellel teemal. Kas nad on ühiskonnas arendanud teatavat diskussiooni või loonud mingisugust teadlikkuse fooni, et see dialoog üldse näitena ühiskonnas algatuse saaks? Mina pole seda veel tähendanud. Energeetiline julgeolek, mis see tähendab siis? See tähendab, et seda, et millega sa endale maja kütad, eks ole, kas see on soe, külm, eks ole, kas see on jätkusuutlikult soe või külm sul, eks ole. Ja kui sa metsad maha võtad, eks ole, et millega see järgmine põlvkond siis seda ahju võiks kütta. Geneetiline julgeolek näitena, mis see siis endast käsitleb, eks ole. See tähendabki seda, et kui me võtame näitena sõjaväkke minevate poiste sooritusvõime, siis ametliku statistika järgi seal 62% või isegi 8% ei küünigi selleni, et nad üldse sõjaväekõlbulikud oleksid, eks ole. Aga kõige hullem on see, et see ju salvestub rahva geenimälus, eks ole. Millised on selle tagajärjed, eks ole. Me saadame, eks ole, esimesse klassi täiesti niinimetatud terve inimese.
eks ole. Sealt välja tuleb 68% invaliide. Ma olen õpetajate käest küsinud, et andke andeks, aga mis asja te seal koolis nende inimestega teete, et kui sealt 68% invaliide välja tuleb, eks ole, et peale keskkooli lõpetamist siis, eks ole. Et see kuidas öelda, see niinimetatud haridussüsteem muudabki sind nagu kas debiilikuks ausalt öeldes, ütleme otse välja, eks ole, sest peamine probleem ongi nende või sealt keskkoolist välja tulnutega siis see, et neil peamise probleemiga ongi psüühikahäired, eks ole. Mulle meeldib sinu üks lugu, kus sa ütlesid, see oli küll 5 aasta tagune lugu ja ma olen sinuga täiesti nõus, arvestades seda, et mis ajast mina olen siia tänasesse maailma jõudnud, et mis ma olen üle elanud, et kui kunagi meil kool ei olnud, siis iga mees oskas maja valmis ehitada. Ja täna, kus inimene lõpetab keskkooli, siis ta piltlikult ei oska haamritki käsitleda, et rääkimata maja ehitusest. Ja see lugu oli sul kuskil ajalehes väga hästi piltlikult läbi metafooride välja toodud, et mina, kus ma olen Vene ajal üles kasvanud, siis ma tean väga hästi, kui mina keskkooli lõpetasin, ma oskasin maja ehitada ja ma oskasin peale selle veel tikkida, kududa, eegeldada ja kõike töid teha. Ja ma näen täna oma laste pealt ja oma lähedaste laste pealt, siis tõepoolest, kui sa ütled, et palun keera poti sangal kruvid kinni, et võtta ristpeaga kruvikeera kinni, siis vaadatakse mulle suurte silmadega poiss laps, kusjuures ja eliitkooli tänaseks siis lõpetanud, ütleb mulle pildikult läbi mõtet, et mis asi see ristpeaga kruvikeera on ja kuidas ma seda keeran, ja ma ütlesin lihtsalt tundes teda, et kui sa muidu aru mu jutust ei saa, vaata YouTube'ist, pane sisse otsingusse ristpeaga kruvikeera ja vaata, kuidas sellega tööd tehakse, et me oleme täna jõudnud sellisesse olukorda, et oskad sa seda siin kommenteerida, et või on asi veel hullem? Oi, mina olen selles suhtes optimist, et kui neid seoseid veel nagu välja tuua, siis olukord on kindlasti oluliselt hullem, kui sa praegu siin et see on veel nagu ütleme, et selline pinnapealne nagu lähenemine, eks ole, et ma olen siin sõjaväeinstruktoritega ka rääkinud sellel teemal, kes peavad just nendega, kes on niinimetatud terveks tunnistatud sinna nendele nagu siis instrueerima neid, et kuidas kriisisituatsioonis ellu jääda ja nii edasi, et nad ütlevad, et olukord on oluliselt hullem, eks ole, et see veel salvestub ka, et iga põlvkonnaga läheb asi hullemaks, sellepärast, et see salvestub rahva geeni mälus. Siit ega loomamaailmast vaadatuna on seda katset ju teinud, kes on kursis, on Mouse-utopii eksperiment, eks ole, millega see eksperiment nagu lõppes, ongi see, et sinna pandi hiired ja rotid siis piiratud ruumi elama, eks ole, et nad muutusidki pervertideks, kannibalistideks, eks ole, ja siis hakkasid soovahelised nagu seksuaalkontaktid domineerima seal ja perekonnad lõhuti ära, eks ole, lapsi ei suudetud või järgnevat põlvkonda ei suudetud enam välja kasvatada, eks ole. Nii et midagi ei ole teha. Kui me isegi loodusest ei suuda nagu paralleele tuua, eks ole, siis me võtame täpselt selle sama ühiskonna või toimimismudeli ette, mismoodi need asjad toimivad. Ja järgnevana võiks välja tuua näitena toidujulgeolek. Et milline see toit siis peaks olema, et ta meie genoomile jälge jätaks? Kas meil selles teemas on üldse ühiskonnas kuidas öelda, diskussiooni alanud, eks ole, üldse, kas jälle seesama Teaduste Akadeemia, eks ole, Kultuurikoda, eks ole, ministeeriumid, maakondlikud arenduskeskused, kui sa nendele lähed rääkima, nad vaatavad sulle nagu hullu pilguga otsa, küsid, et mis see on, eks ole, et minu küsimus ongi, et kuidas on jõutud nagu nii kaugele, et need ühiskonnas olulised nagu teemad
on isegi dialoogi ahelast juba välja jäetud ja jõutud sinnamaale, et need mõisteruumid on lahustunud või need mõisteruumid on teisest küljest ka meie vastastikusest dialoogist, ka ühiskonna ja kultuuri jätkusuutlikkuse dialoogist välja jäänud. See toidujulgeolek tähendab ka seda, et kuidas siis toimub toiduga omavarustamise võime, eks ole. Et millist toitu, kellele, kui palju, kas me oskame seda planeerida, kui kriisisituatsioon on, et milline see võiks olla see, et kes seda toodab, kui palju tarbib, kus tarbib, kes selle tarneahela välja töötab, mismoodi seda toitu töödeldakse siis, eks ole, kellele seda eksporditakse, kust, mida sisse tuuakse. Mina ei ole ausalt öeldes seda dialoogi nagu kuulnud, eks ole, et peamine dialoog lõpeb seal, et mine osta säästumarketist, eks ole, üht või teist toodangut ja ole rahul, söö see sisse, aga missugune paarikümne aasta pärast peale seda sissesöömist toimub, eks ole, see ei kuulu enam dialoogi sisse üldse. Ja põhimõtteliselt on meil ei ole vajaduspõhine ühiskond, meil on kasumipõhine ühiskond ja seal ei arvestata, et keegi tark tuleb rääkima, et võiks teha nii, et nii ka inimese tervis oleks korras ja elu oleks jätkusuutlik ja areneks, aga hetkel on niimoodi, et meil on väga palju erinevaid institutsioone, ametkondi, fonde ja sa pead siis minema sinna tõestama, et kuule, et mina ei ole lammas ja ma ei ole kaamel, et ma oskan siin elu luua ja paremaks teha, et palun, et võiks teha need muudatused, need asjad sisse tuua, et kas siis meil on siis selline olukord hetkel riigis, et meil need inimesed, kes seal ees otsast riiki juhivad, nad ei mõistagi tegelikult, mis on see loomine ja vajaduspõhine ühiskond, et kuidas seda asja lahendada, mis siin vaja teha on, et see ülemine pool aru saaks? No meie enda uuringutes ja erinevates dialoogides olemegi jõudnud nagu sinnamaale, et tõepoolest see dialoogi võime on katkenud ja ka uuringuid, isegi meil räägitakse väga palju siin rohepöördest ja nii edasi, eks ole, toome kõige elementaarsema näitena. Aga selle rohepöörde uuringud on ju sisuliselt tegemata, et kus see ressursi uuringud just, et me ei saa ju tehnoloogiat üldse planeerimagi hakata, kui ressursi uuringud, elementaarsed ressursi uuringud on tegemata, eks ole. Teisest, eks ole, veel jätkates seda julgeolekuriskide analüüsi, sotsiokultuuriline julgeolek. See tähendab seda, et milline peaks olema kultuurimudel nende eelnevate meetmete nüüd koostoime, eks ole, rakendamiseks. Et milline see võiks olla, milline on kultuuri roll, mis see kultuur üldse on, eks ole. Kas meil on nagu dialoogis näitena, kas kultuurikoda näitena on üldse jõudnud selle dialoogini või Teaduste Akadeemia? Ma mõtlen sedavõrd, et ka kogu ühiskond seda nagu teadvustaks, suudaks enda sotsiokultuurilised arenguprotsessid sellesse, kuidas seda arenguahelasse nagu kuidagimoodi sisse tuua või nii edasi, eks ole. No meil ehitati ju väga uhke uus mingi kultuuriasutus, muusika- ja balletikool, mis sarnaneb väga suure musta kuubi kujuga, aga kas need uhkete hoonete ehitamine, kunstiakadeemiad, muusika, balletikoolid, kas need minu arust ei lahenda üldse absoluutselt seda kultuuri säilivust ja kultuuri paranemist, kui meil on ju inimfaktor on ju ees rumal, idioot lausa. Ja kusjuures meil on muusika tekkinud. Kell on 12. Jah. Et me oleme tulnud siia kiriku kellade saatel tegema lugu Haapsalu linnusesse. Kultuuri ei saa ju arendada ja muuta paremaks uhkete hoonetega, vaid tegelikult kõik see ladvik peab olema looja võimetega, nad suudavad ka midagi muuta inimestesse, inimfaktor on tähtis. Et hetkel on tunne, et meil seda kultuuri arendab ka idioodid, et midagi ei lähe paremaks ja kultuuri areng on ju võrdne tegelikult inimese intelligentsi arenguga, et mis sa selle kohta, Einar, oskad öelda, et mis seisus me oleme siin? Meil on olukord, meil on probleeme isegi kultuuri kui sellise defineerimisega, eks ole. Ma olen sellel teemal vestelnud ka
käisime ise kohal Viljandi Kultuuriakadeemias, Ansorgi Barkalaja juures, eks ole, kes oli tollel ajal Kultuuriakadeemia direktoriks. Ja me küsisime, et kuidas siis defineerida kultuuri, et mismoodi see Kultuuriakadeemia siis, eks ole, kus peaks olema Eesti tippkultuur, eks ole, või tippkultuuri arendamise juhendajad, eks ole, on seal, et kuidas teie defineerite Eesti kultuuri. Ja nemad ütlesid, et kultuur on kogemuste kogum ellujäämise eesmärgil. No, mina rääkisin sellest teemast ka või pidasin nõu Ivar Tröneriga, eks ole, ühe Eesti juhtiva, eks ole, sellise filosoofiga, kaasaegse noorema põlvkonna filosoofiga, eks ole. Ja ma küsisin siis Ivar Tröneri käest, et kas see on ammendav kultuuri definitsioon, et see on kogemuste kogum ellujäämise eesmärgil. Tema ütleb, et vaadake, kui kultuur tegeleb ellujäämise eesmärkide tagamisega, siis ta ei saa ju teoreetiliselt kultuurilise haridusega üldse tegelema veel hakata, sellepärast et inimesed on rakkes, eks ole, elementaarsete, kuidas seda elamiseks vajalike oskuste ja teadmiste nagu rakendamisega, et ehk kas kartul oleks maas, kas supp oleks keedetud, eks ole, ja et sellisel juhul nad eriti nagu klaverimängule või kõrgematele balleti teemadele, nagu sina siin välja tood, enam ju rakendust leida, nad ei jõuagi sellega üldse tegeleda, eks ole, noh. Jah, et kultuuri säilimine ja arendamine on inimkonna ellujäämise ja inimese võimekuse arendamine, see on võrdusmärgi võib sinna tuua. Et mulle meeldis Einar, üks sinu idee, mis sa mulle hiljuti saatsid, et luua täiesti ülikool, kus tegelikult õpetada inimesi, minu seisukohalt öeldes õpetadagi inimesi loojaks. Laps läheb esimesse klassi ja hakatakse vastavalt tema võimetele, tema potentsiaal välja tuues lapsi suunama, sest et hetkel on ju nimetatud meil haridussüsteemis on ju ka sihuke tuim plaanimajandus, et kutsekooli keevitajaks, meil on keevitajate puudus ja sihuke nagu graafik, et lähme kõik keevitajaks, keevitajad praegu vaja. Ups, aga nüüd on kohad täis, nüüd sa pead ümber õppima, meil keevitajad enam vaja üle, nüüd lähme sinna. Käib totaalne aja raiskamine, arulage tormamine, mõttetu hariduse pähe tuupimine, et tegelikult nagu kunagi 100 aastat tagasi kool ei olnud, siis kõik need oskused saadi perekonnas sees või kogukondlikult sees ja vastavalt vajaduspõhiselt igal ühel oli oma roll ja see toimis. Aga miks täna see ei toimi, et jõuan ikkagi selle kooli küsimuse juurde, et mulle meeldis see nagu see nimi ka, et mahe elukorraldus, et võib tõmmata võrdusmärgi jälle tervislik elukorraldusviis, et räägi, kuidas sa oled seda mõelnud, kuidas sa saaksid inimesi juba noorena panna tegema seda, mis elul tegelikult vaja on, mitte lihtsalt jalg üle põlve YouTube'is istuma. Vaadake, siin on ka, mis see haridus üldse on, eks ole. Kui meil on, võttes Lotmani aluseks, eks ole, sest tema on seda, et hariti mida, hariti põldu, eks ole. Ehk harimine, ehk see hariduse, kuidas seda protsess on siis põllu harimine, eks ole. Kuidas näitan inglise keeles on, eks ole. Inglise keeles on education, eks ole. Mida see tähendab? See on loomine, eks ole. Loominguline protsess. Aga venelastel on hoopis kolmas definitsioon, on obrazovanje, eks ole. Ja nemad ütlevad selle ingliskeelse termini kohta, et miks meil on malu loominguliseks ja nii edasi läinud. See tulebki sealt, et enamus meie haridustehnoloogilisi õpikuid võetakse ingliskeelsest maailmast üle, eks ole. Omandamata või aru saamata üldse sellest, et mis on selle sisu, kas loodusrahvastel ei olnud sellist sisu, nagu me eelnevalt. Kõige paremini tegelikult see venelaste definitsioon toob selle asja välja, et venelaste definitsiooniks on obrazovanje. Mida see tähendab? Kujutluspildi loomine. Et ma küsin nüüd teistpidi, et kas meie
haridussüsteem annab sulle kujutluspildi üldse reaalsuses toimuvast. Kas ta üldse tegeleb sellega? No vaadates, mis Toompeal toimub ja meie haridusasutustes, ülikoolides, nad ei ole selle dialoogini üldse jõudnudki. Ehk see hariduse funktsionaalsus, eks ole, ei ole üldse selleni jõudnudki. Et ta ei loo sulle kujutluspiltigi sellest, mis toimub. Tal ei olegi seda eesmärki üldse, noh. Jah, inimesed ei suuda tänapäeval, ma olen sinuga nõus, ei suuda ette kujutada elu näiteks ilma vägivallata või ilma hirmudeta, ilma Covidita või ilma igasuguse pandeemiateta. Neil on see nagu programming on nii jõhker olnud läbi selle meedia ja kõige, et neil puudub harmoonilise elu ettekujutlusvõime. Ja et seda nüüd muuta, siis mina olen seda oma mingites lugudes palju kordi ikka korranud, et üldse midagi muuta, siis on siin 2 lahendust. Kas meedia tepsel seinast välja tõmmata, internet välja tõmmata ja olemegi selles nimetatud pildlikult pimedas ajas ja hakkame elama. Või siis toimubki siis kõiksuse poolt see asja kokkupakkimine, sest see on nii pees see elu siin, et seda ei ole võimalik inimeste abil enam parandada. Et mis sa kostad selle peale? Tead, me oleme veel sügavamalt nagu asjale lähenenud. Et vaata, et kus see tuleb? See, millest sa räägid, on tegelikult vastanditel baseeruv, kuidas öelda, ühiskonnakorraldus. Et kus see tuleb? See tuleb väga lihtsast asjast, on kodanik Hegel, eks ole, kes on rahvuselt kes, ma ei hakka ütlema siin, eks ole, ja kodanik Marx, eks ole, omal ajal, eks ole, ma ei hakka ka rahvust mainima siin, sest vastasel korral keegi võib ennast puudutatuna tunda sellest, et töötasid välja sellise asja nagu dialektika, eks ole, et millel see baseerub. See on see, et kui on, ehk di on tuu, eks ole, ehk vastastikune arvamuste, kuidas öelda, vahetumine. Kui sa lööd teesi, siis on mehhanism, et keegi peab looma antiteesi, eks ole, sellest asjast. Ja kogu meie ühiskonna korraldus, eks ole, siis ongi pantud sellise taandamise maailma, eks ole, elama, eks ole. Kogu ühiskondlik sooritusvõime on kinni jooksnud seda, et Reformierakond ütleb nii, ei, EKRE peab ütlema ei, naa, eks ole. Ja kogu need, eks ole, siis ütleb Isamaa teiselt poolt, eks ole, ei, me teeme hoopis nii, ja Keskerakond ütleb teiselt poolt, ei, nii ei tohi, eks ole. Ja kogu see ühiskonna arengu dialoog nagu baseerubki sellel. Aga mul on üks sõber, üks noor sõber, eks ole. Ja ma küsisin, et tema lõpetas just, eks ole, filosoofia teaduskonna. Mina küsisin, kas Hegeli dialektikat õpetati? Ja tore, ma küsisin, et kas teil trialektikani ka jõuti, eks ole, ehk see on juba 3 osapoolt, eks ole. Ei pole kuulnudki, eks ole, esimest korda kuulen, ma küsin, et kas teil multilektikani jõuti? Pole terminit ka kuuld. Kas teil metalektikani jõuti, et kas sa tead üldse, mis asi see on, eks ole, ma muutusin juba tigedaks, ei, seda ka ei käsitleta, Et kui filosoofia teaduskonnas neid asju ei käsitleta, andke andeks, kus need õpetajad siis peaksid selleni jõudma, et meil kogu ühiskondlik dialoog ongi jõudnud sinna tees, antitees maailma, eks ole, mille kodanikud, eks ole, siin kommunistid ennem välja mõtlesid, me pole sealt veel tulema saanudki. Et seda sünteesi ühiskond enda probleemide lahendamisel ei jõua, sünteesi faasigi pole jõudnud veel, Kuhu need kunagised õpetajad on üldse kadunud? Miks meil ei ole tulnud neid samu õpetajaid juurde, et õpetada neid erinevaid lahendusi, et kuhu need kadunud on? Teateks, ühiskond nagu nullib või nii edasi ära. See on täpselt samamoodi, et
noh, ka minu jutt, eks ole, see on ju nagu tulla moslemi kirikusse, eks ole, õpetama nüüd kristluse alustalasid, eks ole. Eks see ühiskond nagu ise suretab välja, nagu sa midagi, noh, ütleme teise maatriksi alusel, et vaata, probleem ongi selles, et noh, kas nendes muudatustes nähakse probleeme või võimalusi. Et kas meil nende mõisteruumide vahelisi seoseid käsitletakse siis alluvus, vastuolu või võrreldamatuse, noh, kuidas öelda, alusel, või siis kaasalluvus, korrelatiivsuse ja seonduvuse, et kas ma oskan seostada üldse neid erinevaid näitena kultuuritasandit, eks ole, neid erinevaid, mis me ennem välja tõime näitena neid definitsioone omavahel, et lõuda üldse selle dialoogini. Kui meil domineerivad alluvus, võrreldamatuse ja alluvuse, vastuolu ja võrreldamatuse seosed nende mõisteruumide vahel, siis areng baseerub hirmul. See tähendab seda, et kui keegi trahvi ei tee, siis nii võibki toimida, noh. Et siis me ootamegi kas kõrgema jumala tahet, eks ole, kes ütleb sulle Euroopa, ma ei tea, mingite direktiivide või jumal teab, mille kaudu, vot nii tuleb teha, vaata, et sa sellest nagu kõrvale ei hiiliks ja nii edasi, siis sa saad trahvi, suhkrutrahvi saad ja igasugused veel mis trahvid, eks ole. Või kui meil domineerib see kaasalluvus, korrelatiivsus ja seonduvus, vot siis on teine kultuurimudel hoopis. See tähendab, et igas arenguvõimaluses nähakse võimalusi selle olukorra lahendamiseks. Vaata, kui hea, et sa tulid, sa tundsid probleemi ära, eks ole. Kus see lahendaja on? Lahendaja on seal, kuule, väga hea, et sa tuled, kuule, meil on siin üks probleem, et äkki tuled aitad meil seda realiseerima hakata. Aga tegelikult, vot see Juku seal, eks ole, temal on seda asja tarvis ju, eks ole, aga tema ei oska ise seda jalgratast leiutada, eks ole. Ehk meil ongi ka teised sotsiaalkultuurilised tasandid, et need, kes probleemi suudaksid ära tunda, need, kes lahendusi pakuvad ja need, kes lahendusi realiseerivad, on omavahel pandud konkurentsisituatsiooni. See tähendab seda, et kumb on parem, eks ole, küsitakse sinu käest. Kas keda me finantseerime, eks ole, või kumb on parem? Kas probleemide äratundjad, lahenduste pakkujad või lahenduste realiseerijad, eks ole? Eks ole? Ja tervikut nendest anname sinna raha, ei, sellelt võtame ära, eks ole. Noh, teed selle jalgratta valmis, aga see Juku, kellel seda jalgratast vaja on, see Juku on juba ammu kõrvad peale pannud, eks ole, selleks ajaks, eks ole. Ja see peab ikkagi sünkroonis töötama, et kõiki kolme osapoolt tuleb rahastada, toetada, et see mehhanism töötaks ja oleks oskustöötajaid või oskusinimesi kasutada ka seda ja et tulevikus seda probleemi enam ei tekiks. Et see asi peaks töötama nii, aga meil on niimoodi, et mina näen täna, et meil ainult probleeme tekitataksegi ja need lahendused, mis vastu pakutakse, noh, see supp ei kõlba süüa. Kui me siia Linnusesse jalutasime, siis me arutasime seda teemat, et retsept on küll valmis tehtud, aga retsepti, kellele nüüd see toidu tegemine antakse, ta pole elu sees süüa teinud. Noh, ta võib selle kokku käkkida, aga see, kellele nüüd see söök tehakse, see ei suuda selle toidu lähelegi minna, sest see ei kõlba absoluutselt, isegi sisse nuusutada seda toidulõhna, et meil on olukord selline, et... No retsepti, Brüssel annab retsepti ja meie kokad keeravad seda kokku, aga keegi paraku süüa ei taha, eks ole. Et kui vaadata, mis meie maakondades nagu toimub, et noh, evakuatsioon on ju, eks ole. Et igal aastal evakueeritakse näitena Läänemaalt 300 inimest näitena, eks ole, ehk täpselt sama palju, kui esimesse klassi kokku kooli peaksid minema, eks ole, evakueeritakse Läänemaalt minema, sellepärast, et nendel enam sotsiokultuurilises ruumis nagu kormuskat ei netku, noh, eks ole. Et siis, aga kuhu see viib siis, eks ole, migratsioon, eks ole, ehk toome siis uue tasemele, eks ole, kes tahaksid neid töid teha ja nii edasi, eks ole. Ehk migratsioonisurve, eks ole, tulubaasi kokkukuivamine. Aga meie poolt vaadatuna tähendab see ajude väljavoolu, ettevõtluse hääbumist, tööstuse väljasuremist. Näitena võtame siit Läänemaa olud. Ausalt öeldes, mina ei tea siit mitte ühtegi äriplaani, mis oleks praeguse viimase 20 aasta jooksul loodud. Noh, võtame Haapsalu Sulev, mis loodi
kas mingite 60-ndatel, 70-ndatel. Haapsalu uksetehas, eks ole. Millal see loodi? See loodi keki jäänukina, eks ole, sellepärast, et kekk ei jõudnud enam, Haapsalu kekk ei jõudnud uksi ja aknaid toota. Eks ole, lihtne. Võtame Tene kaubandus, teeb prussmaju, eks ole, väga tore. Kuule, neid tehti juba 60-ndatel, 70-ndatel tehti selliseid prussmaju, eks ole. Noh, et meil ühiskondlik sooritusvõime on nii kaugel, et me ei suuda isegi, noh, ei küüni isegi 60-ndate, 70-ndate aastate tagusele tasemele, eks ole. Noh, ma leian, et kuidas seda olukorda siis defineerida? Midagi ei ole öelda. Meil on sõjaseisukord, kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, haridusliku, kultuurisõja seisukord on meil. Ja kui me vaatame sõja eesmärke, tsiteerin, mis on sõja eesmärgid, mitte militaarse sõja eesmärgid? Ligipääs toorainele. Meil on ju tagatud, sellepärast, et meil kõik puitvärgid viiakse ju regioonist välja. Tasuta ja odavale tööjõule ligipääs. Veel parem, eks ole. Me ju küüditame enda tööjõu, kellega seda riiki üles ehitada, küüditame ära Soome, Rootsi nii edasi selle asemel, et sellega oma riiklust, oma riiki üles ehitada, eks ole. Ligipääs tehnoloogiatele. Noh, Eesti põlevkivi tehnoloogiad on üle maailma tuntud nüüd, eks ole. Või teisest otsast, millised meie enda tehnoloogiad on, eks ole? Eks ole, kas me suudame mingit autot toota või arvutit toota või? Ei, kõik tuuakse Hiinast sisse, see tähendab, et luua tehnoloogiline sõltuvus, eks ole. See tähendab müüa enda tehnoloogiat ja luua maksimaalne sõltuvus. Mitte ainult sõltuvus, aga maksimaalne ka järelturunduslik sõltuvus ja nii edasi nendest asjadest. Siis saavutada turg enda toodetele. Kas meie tegeleme sellega, et kui sa vaatad ekspordibilanssi, eks ole, kas Eesti on tegelenud sellega, et enda turud siis leida enda toodetele rahvusvahelisel tasandil turg? Näitena juhtusime meie olema Taani saatkonnas. Küsisime, kas teil Eesti toodetest on nagu üldse, et müügitegevust teha peaks olema nagu mingisugune kataloog või nii edasi ees, eks ole. Et kas teil on üldse kataloog, et Eesti toodete turundamisega üldse tegelema hakata? Nad ütlevad, et ei ole. Näed siin jalgratas ja ma ei tea, mis asjad seal veel olid mingid. Ja siis me Organic Estoniaga vedasime siis toote näidised sinna, eks ole, kohvritega kohale. Ja see on kõikides, ütleme, et see olukord on enamuses või kui mitte öelda kõikides, eks ole, nendes välissaatkondades, et välissaatkond on enda riigi turundamisest, eks ole, irdunud. Hariduse siis veel see sõja eesmärgid on haridussüsteemi allutamine okupandi huvidele. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kas meie ettevõtted saavad üldse nendelt ülikoolidelt abi selleks, et mingit probleemi näitena ekspordivõime tagamiseks või nii edasi. Et mul on eksperti vaja, mul on spetsialisti vaja, kes selle teemaga tegeleks. Ma küsisin Tipi selle arendusprorektor või käis meil seal ühel konverentsil, eks ole, selles teemas. Ja ma küsisin, et kas teil, mul on vaja konkurentsiluure spetsialisti, saate aru, eks ole, kui me hakkame kompleksturundust tegema. Ta ütles, et jaa, see on huvitav teema, et ma panen kohe selle kirja, et kuidas selle nimi oli, ma ütlesin, et meil on konkurentsiluure spetsialiste vaja, saate aru, eks ole, et jaa, me peaksime, see on huvitav teema, jah, et me peaksime neid äkki koolitama ka nüüd hakkama, eks ole. Vot, nii et me elame täis okupeeritud maal, eks ole, meie majandus teenindab väliskapitali huve, mitte kohalike kapitali huve, eks ole. Nii et meil on, kui need sõjaseisukorra eesmärgid nüüd ette lugeda, siis võibki väita julgelt, et Eestis on sõjaseisukord. Et meid on okupeeritud nagu väljast tuleneva kultuurimudeli ja nii edasi kaudu, eks ole.
või võtame näitena noh, et mis on tunnused veel, eks ole. Et noh, et talvisel pööripäeval, mida me nagu tähistame? Jeesus Kristuse sünnipäeva ehk juudi jumala sünnipäeva. Me mõtleme, et ma kujutan ette, et kui näitena omal ajal härra Lembitule, eks ole, oleks öeldud sedasi, et me hakkame talvisel pööripäeval hakkama juudi jumala sünnipäeva nüüd pidama, eks ole, et mis tunde see temal oleks näitena tekitanud, eks ole. Või teine, eks ole, noh, võtame jaanipäev. Kas sa tead, kus pannakse põlema jaanitule tuli? No see on kuskilt igaveselt tulelt või mingid kuskilt surnuajalt või? Ei, see pannakse ka meil põlema Tori kiriku altaril pannakse see asi põlema ja sealt viiakse siis üle Eesti laiali, eks ole. Meie vabadustuli on see, ära saa seda unusta, eks ole. Ja nii et no see näitabki nagu okupatsiooni kvaliteeti, eks ole, et kui sina seda ei teadvusta endale, eks ole. Et vaata, kuidas see väljast tulenev kultuurimudeli seostamine, eks ole, et sa hakkadki seda võõrast omaks pidama, eks ole. Jah, see... Ja oma unustad täitsa ära, eks ole. See ongi see oma tavade, traditsioonide see on nagu unustamine on sunnitud unustama, sest et noh, nagu sa praegu hetk tagasi ütlesid ka, et meil on väliskapital ehk kui Eesti Euroopa Liitu astus, hakkas seda väliskapitali meeletult peale suruma Brüsseli kaudu, et meil on vaja seda arendada, kui Brüssel toetab, Brüssel teeb, Brüssel aitab, Brüssel jälgib, Brüssel teeb direktiivi, Brüssel teeb seaduse ja meil siis on copy-pasterid siin ehk siin Eesti valitsuses, kes lihtsalt, selge, Brüsselist tuli nii palju raha, jagame ära ja meil see meie enda tööjõud, teadlikud inimesed jooksevad välja, Ukrainast tuleb inimene asemele, kes ei jaga eesti keelt ja eesti tavakultuure, et see ongi nagu siuke rahvuse hävitamise ökosüsteem. Absoluutselt. Ma olen sellega kokku puutunud ka ühe rahvusvahelise liikumise raames, kus olid noored doktorandid, eks ole. Ja siis hakkasid rääkima veel norrakad. Tead, meil on olukord väga niru. Meil noored inimesed, kes peaksid ühiskonnas muutuse esile kutsuma, on küüditatud või lähevad ära meie riigist, eks ole, kuhu? USA-sse. Rootslased tulevad asemele, aga need on nii rumalad, eks ole, need ei jaga nagu asja üldse ja me peame neid kohalike kultuurioludega kurssi viima ja nii edasi. Et noh, paha, eks ole. Ma küsin siis rootslaste käest, et kuidas teil on siis? Oi, meil on ka niru, eks ole, meil tulevad eestlased ja lätlased sinna, eks ole, ja soomlased ka veel, eks ole. Me peame neid hakkama ümber koolitama. Aga kes teile siis Eesti tulevad? Minu käest küsitakse, meile tulevad ukrainlased, eks ole. Okei, küsime siis ukrainlaste käest, kakkuvas tamm, eks ole, nad ütlevad, et tead, meil on ka kole niru siin olukord sellepärast, et meil tulevad usbekid ja tatšikid, need kilid sealt, eks ole, et me ei taha nagu nendega suhelda, eks ole, et täitsa rumalad inimesed, eks ole, ma ei tea, nagu ülikoolist oleks nagu selline paber välja antud, nagu ma ei kujuta ette, nagu mingis koertekoolist, eks ole. Okei. Ma küsin, et kuule, et meis oli üks kasah oli seal, eks ole. Ma küsin, et kuule, et kuidas teil kasahis on, eks ole, et kuidas teil seal siis on? Oi, meil on ka väga niru, meil kõik lähevad Ukrainasse ja sinna, et seal on palju parem olukord kui meil, eks ole. Ja ma küsin, kes siis asemele tuleb? Oi, meil tulevad hiinlased asemele. Nii et saate aru, et kõik need erinevad, et see, kes peaks nagu selle kultuurimuudatuse siis ühiskonnas edasi või esile kutsuma, eks ole, need on siis välja küüditatud sellest tsoonist, eks ole, et nad peaksid üldse selles riigis nagu mingisugustki muudatust nagu ellu viima. Et see on süsteemne tegevus ja süsteemne tulemus, eks ole, näed, seal on parem kui meil, eks ole, siin meie ei saa siin midagi, eks ole, muuta ja nii edasi, eks ole. Nojah, meil ongi nimetatud riiki siis juhivad siis inimesed, kelle intelligents on nii sellisel tasemel, et nad mõtlevad välja, kuidas investeerida
põlisrahva kapitali hävitamiseks. Et kuidas toota välja sellised lahendused, et see tark, intelligentne põlisrahvas, kes väärtustab Eesti maad, see siit võimalikult ruttu jalga laseks. Meil on selline investeerimisprogramm. Jah, vallutada maa, relvastada korravalvurid, kehtestada patrullkontroll, vahetada valitsus, kehtestada endale enda seadusandlus ehk selle okupeeriva võimu seadusandlus, eks ole. Ja nii teeritabki riik ja rahvase eesmärke, mida okupant on talle seadnud, eks ole. See on mitte militaarse sõja nagu põhimõtte alused, mis ma praegu sulle välja tõin. No see ongi see, et ilma relvadeta on riik lihtsalt ilusti kenasti üle võetud. Ülevõtja on siis Brüsseli ja omakorda Brüsseli kamandajad ja otsustajad seal kuskil süvariigis, mis iganes. Et peenelt on ära tehtud, ainult siis Ukraina ja Venemaa siin kasutavad relvi, sest et see on teine eesmärk, et relvadega asi paika panna, aga see on jälle selle kogu maailma hirmu üles külvamine ja teha siis teoks tõsisem plaan, mis võib-olla meie järgmises jutusaates. Aga Einar, tahad sa rääkida, kuidas oleks täna võimalik mingite lahenduste või kuidas seda asja siin, kas saab üldse parandada? No kõigepealt tuleb luua nähtavasti vastav inforuum, et me üldse õpiksime neid seoste tasandeid omavahel nagu seostama, et ma näeksin, et vaata see on seonduvuskultuur, eks ole. Et kuidas selle seonduvuse ja seostuvuse kultuurini jõudu, et see sõltub nagu sellest ja see sõltub veel omakorda sellest ja et see teadvusesse nagu jõuaks, eks ole. Et eks see ongi see kompleksus ja komplitseeritus. Ühed on komplekssed lahendused ja teised on komplitseeritud lahendused. Et üks on näitena see, et vana maailma pilt, et see on see, et me voldime, et peita asjade erinevaid külgi ja püüame täisruumi mahutada veelgi rohkem informatsiooni. Näitena, eks ole, me voldime seda sama lehte siin erinevat pidi kokku, eks ole, ja paneme ta siis sahtlisse ära ja nii edasi. Uus maailma pilt, see on, me põimime, et kasutada ühendusi, et rääkida vastastikusest sõltuvusest, see on kompleksus. Eks ole, et sa ei saa mingit niiti sealt välja tirida sealt. Sa ei saa mingit osa sealt nagu sealt vahelt välja tõmmata. See töötab kompleksselt, et ei saa ilma selle niidi jupita, et tirid selle välja, et on niimoodi nagu oma teema. Kell ei tööta ju samamoodi, eks ole. Et kui sa tahad... Avasrattas välja, et siis arvad, et kell töötab, ma teen selle avasrattaga oma teema. Et ei tööta, see peab kompleks olema, et inimesed peavad nagu ühtsena kompleksina töötama. Et ökonomeerime selle ära, eks ole, et näed, natukese aega töötas, eks ole, aga kas ta õiget aega ka näitab, eks ole, see on nagu, et ühiskonnaga on täpselt samamoodi, et me peame need jupid ja nii edasi, et nähtavasti see ongi eraldi hariduse teema, mis vajaks nagu Eestis üldse dialoogi algatamist ja järgi aitamistundi siis hakata tegema, noh. Seega tegelikult jõuamegi päeva lõpuks sellesse punkti, et üldse siin Eestis, no tervikuna terves maailmas muuta seda olukorda paremaks, siis põhimõtteliselt niimoodi, et kes täna siia ilma sünnivad, nende lapsevanemad ja kõik, kes täna elavad, tegelikult tuleb panna uude nimetatud haridus või mingisse teise süsteemi, et hakata ümber õpet tegema. Aga ma ütlen jälle, ma olen jälle kainelt mõtlev inimene, et tegelikult kui seda internetis ja meedias seda rumalust nii palju peale pritsitakse, siis ilma nende välja lülitamiseta sa rajad siin küll ägeda kooli, aga kui sa lähed sellesse nüüd masskeskkonda või ühiskonda, sellest koolist lähed nüüd rajama midagi, siis tegelikult seda jama pressib nii palju peale, et üks hetkel sa ikkagi murdud. Väga tugevad ja murdu, aga mida sa üksi siin teed? Aga see ongi ka kogukondadega seostamine või seondamine või nii edasi. Kõige hullem on see, et sa võid selle kogukonna küll rajada, aga kui see triikraud, eks ole, see meediakultuuri nagu triikraud sul uuesti üle sõidab sellest, eks ole, siis on ka veitsa kurb, et siin paar lahendust on, eks ole, aga see oleks pikema saate teema, eks ole, on
me peaksime juhtimiskvaliteeti tõstma või ühiskonna juhtimiskvaliteedi ja ka sooritusvõime tasandilt viima kontseptuaalsele tasemele, eks ole. Ehk kontseptivõime, eks ole, et kuidas, et kus inimene saaks ise olla looja, aga talle antakse mitte maatriks ette, vaid mehhanism, eks ole, ette sellest, et kui ta teab, mismoodi neid manipulatsioonimetoodikaid nagu süsteemselt luuakse, siis ta muutub ka immuunseks nende asjade kohta, eks ole. Omal ajal me tõstatasime ka kultuurikoja konverentsil selle asja, eks ole, et kas ei oleks meil aeg hakata nagu vastavat õppematerjale ja nii edasi välja andma, et inimesed oleksid valmis üldse sellises meediasõdade kontekstis elavas kultuuriruumis elama, eks ole. Et milline see on? Ja Rein Lang siis soovitas meid Balti filmi ja meediakooli minna läbi selle, eks ole. No kuulge, andke andeks, eks ole, filmi meedia, meil on kultuuri arengu küsimus see, eks ole, et minge Balti filmi ja meediakooli, eks ole, 10 inimest võib-olla võetakse aastas vastu. No ma ei kujuta ette, kui kaua nüüd peaks seal Balti filmi meediakool meil, ütleme, et ühiskonna arenduse spetsialist, eks ole, maakondade tasandil ja nii edasi koolitama, et see teadvus üldse kohale jõuaks. Ma kujutan ette, et need eelmised, kes on juba koolitatud, on ammu juba ära kooletatud, eks ole, läbi selle süsteemi poolt, eks ole, ennem kui see muudatus üldse kõne allagi saaks tulla. Sellepärast, et vastasel korral, kui see mõisteruum ei ole sinu, kuidas öelda, dialoogi väljas, ja ka mõttekultuuri väljas, siis sa peadki seda teist inimest nagu tšohnuta või idioot, eks ole. Ja, Einar, et see meediaruumi korrastamine, kes koolitab meediasõdureid ja kõik see inforuumi korrastamine tegelikult on see põhialus, et saada see inforuum korda. See on üks väga suur töö, sest hetkel on meil meedia ja kõik see ühiskonna käitumine ja kõik need riigijuhid ja muud sündmused, need on tegelikult inimestest teinud sellised kõndivad psüühiliselt haiged inimesed, et nagu psühhoterror toimuks meil siin ka igapäevaselt. Kuidas sa seda kommenteerid, seda inimeste psüühilist poolt? No, kui terve see meil on? No sellel on vastuse andnud juba ka, või annab igapäevaselt annab vastus, eks ole, seesama, et palju meil neid poisse ja tüdrukuid üldse tervena sealt koolist välja tuleb, eks ole. Et milline psüühikatüüp meil üldse ühiskonnas domineerib. Toome ühe leveli veel siia natukese sellesse muutuste maatriksisse sisse, eks ole. Et loomastunud psüühikatüüp on olemas, eks ole, ehk see, et sex, drugs and rock and roll, et kas me lähtume sellest, eks ole, kas me kasvatame sellist inimest või nii edasi. Kas me kasvatame, või teine, eks ole, biorobotid, eks ole, kas me et hommikul kell tiriseb, ma pean tööle minema, eks ole, inimene lasti töölt lahti, nutab kodus, no mõtle, missugune jama, eks ole, mind lasti töölt lahti. 100 aastat tagasi ei käinud ükski inimene meil palgalisel tööl, eks ole. Tehti teopäevi, sinna aeti ka nuudiga, eks ole, sind, eks ole. Ei, tema nutab, näed, teda lasti tööd, ta ei oskagi muud moodi enam nagu elada, eks ole, kui selles bioroboti süsteemis. No demonistlik psüühikatüüp on juba see, et kes saab nagu aru, mismoodi ümbritsevas keskkonnas need asjad toimivad, eks ole, aga suudab seda rakendada ainult enda huvides, eks ole, et röövime, naabrimees on loll, röövime ta paljaks, eks ole, siis saame enda heaolu tõsta läbi selle, eks ole. No see ongi selle praeguse niinimetatud liberalistliku kapitalimudeli alus, eks ole. Tahame Ukrainas sõda pidama, paneme koolid kinni, eks ole. Lasteaiad ka paneme kinni, eks ole. Võtame toiduraha ka veel ära, eks ole. Et vot selline, eks ole. Aga peale selle on veel inimlik psüühikatüüp, eks ole. Milline see veel on, eks ole? Ehk see suudab nagu ümbritsevas keskkonnas nagu enda intellekti kasutamise kaudu, eks ole, neid seoseid paremini aduda, eks ole, et ta seostab, et kuule, kui sa lastelt toidu ära võtad, siis on või koolid või raamatukogud kinni paneb, siis sellel on ju teatav tagajärg, eks ole, ühiskonnas pikemas perspektiivis, eks ole. Ja siis on veel asotsialiseerunud ühiskonna või psüühikatüüp. Vot see on asotsialiseerunud psüühikatüüp, võtta 100 aastat tagasi seda ei olnud.
sellepärast, et ühiskond oli sedasi nagu noh, ütleme, et kas loodus tegi oma valiku või ütleme, et ühiskond ütles, et selle mehega me ennem ei räägi, eks ole, kui ta käki kokku keeras, siis no ta heideti nagu ühiskonnast välja või isoleeriti ära, eks ole. Nii kaua, kui ta oma veast aru sai, eks ole. 10 aastat olid nii või 5 aastat või 3 aastat, eks ole. Aga nende asotsialiseerunud psüühikatüüpiga inimeste arv, mis tahes, kas koristajad või riigijuhid või asutuse juhid, nende osakaal mis tahes ühiskonna kihis on täpselt ühesugune, eks ole. Nii et vaat see ongi kultuurimudeli küsimus, et kui meie oleme valinud selle asotsialiseerunud psüühikatüübi, noh, need siis valitakse, eks ole, nende loomastunud psüühikatüübiga inimeste ja biorobotiseerunud psüühikatüübi inimesed, need ju domineerivad, eks ole, meil ühiskonnas, kui me räägime siin probleemidest, et need üks probleeme ajab teist taga, kui ennem oli veel, noh, teatavad nagu, noh, see ühiskonna areng on ju sinusoidne, eks ole. Et kord on, eks ole, langused, majanduslangused, kui ennem oli veel nende vahel mingisugune, noh, ütleme, hingetõmbeaeg, siis enam seda ei ole. Kogu aeg ongi kriis, eks ole. Et üks kriis ajab teist taga. Aga noh, üritame siis diagnoosi panna, eks ole. Hoolimatus teiste suhtes, võimetus säilitada püsivat suhet, ehk suhestuda ka teistega, eks ole. Hoolimatus teiste turvalisuse suhtes, et anname kaikaga vastu pead ja võtame lastelt raha ära ja aga mis mul sellest, eks ole, ega minu lapsed ju elasavad hästi, eks ole. Eks ole, näed, mul naabrimehel ei kurda ka praegu, aga seda ei öelda, et kuule, et aga tal ka lapsi ei ole, eks ole. Nii, valelikkus ja korduv valetamine teiste petmise ja kasu saamise eesmärgil. Vaatad, teed Riigikogu infotunni lahti, sealt muud ei tulegi enam, eks ole. Et nii, süüdimatu ühiskonna hoiak. See tähendab, et ühiskond enam need, noh, kuidas seda korrale kutsumise mehhanismid, et kui me kas või teadlastega või mingisugune uuringuga nagu avastame mingi probleemi, siis vastaspool ütleb, aga seda meie jaoks ju seda probleemi pole olemaski, aga ma pole näinud, et see sotsiaalprobleem minul oleks, eks ole, või minu sõprusringkonnas, eks ole. See kujuta pihta, eks ole, et kuhu me jõudnud on. Ja ebaõnnust, kuhu maani see viib, on ebaõnnestunud kohanemine, ühiskonna normide ja aususe puudumine, aususe puudumine seaduskuuleka käitumise suhtes. See tähendab seda, et seadused võivad ju olla, aga igaüks tõlgendab neid erinevalt, eks ole. Aga mis ma sulle praegu, Veiko, ette lugesin? Ma lugesin sulle ette psühhopaadi tunnused. No, ja siis neid kuulates ja nähes isegi igapäevaselt, siis meil ongi psühhopaatide ühiskond. Täielik psühhopaatide ühiskond. No ma toon siia näite praegu, et meil siin Nõlva all, kus me siin räägime, siin linnuses on all lasteväljak. Ja kui lapsed omavahel väikses mingis väiksel platsil, siin on väike puust laevake tehtud ja on seal karjaga sees ja nad omavahel suhtlevad karjudes, röökides nii, et silmamunad on peast väljas. No siis tegemist on psühhopaatidega juba väikeste laste puhul, sest et nad ei oskagi rahulikult, viisakalt rääkida ja mängida. Nad peavad röökima üksteisest üle väikse, pisikese 2-meetrise platsi peal. Aga see ongi võimupositsioon, eks ole. Et võitlus käib võimupositsiooni pärast, kes kõvelmini karjub, seda usutakse ju, eks ole. Absoluutselt. Eks ole. Ja siis ongi, et miks meil on nii palju näitena noh, liiklussurmade arv oli meeletu, eks ole. Eelmine nädal tuli just välja see, et joomarluste arv, eks ole, et kõik tahavad olla ju esimesed, eks ole. Et ma tahan olla see kõige kiirem autoga sõitja, eks ole, mul on vägev, ostame aga võimsama ja paneme ikka 200 hobust vahele ja teeme veel nitro ka sinna peale, eks ole. Aga kuhu kohta surnuaeda või, eks ole. Ja noh, muudes ühiskonnakihtides ju täpselt samamoodi, eks ole. Kõik tahavad olla esimesed, noh, et mitte juua pool pudelit viina, vaid ikka sa olete õige mees siis, kui sa ikka terve pudeli ära jood.
et igal pool käib see sotsioloogiline võistlus nagu teine teisega, et ma ma ei hakka rohkem rääkima. Einar, väga võimas, meil on juttu jätkub kindlasti kauemaks ja me teeme kindlasti sinuga veel ühe loo ja räägime lahti selle ülikooli teema, et kuidas tegelikult võiks inimene hakata muutma elu enda ümbritsevas keskkonnas ja terve ühiskonnas tervikuna. Ja siinkohal lõpetame tänase jutuajamise. Mul oli hea meel, et sa mind siia kutsusid ja suurepärane on sinuga jätkata vestlust peale selle loo lõppu ja vaata ja kuulaja, jälgi ka Fonte News kanalit, pane Google'i otsingusse Einari nimi ja sa leiad sealt väga palju ägedaid artikleid, igasuguseid teadustöid, et ta on mees, keda tasub jälgida, sest et sealt on päris head tarka infot võtta. Kõik head ja aitäh, Einar! Jah, tänud sulle, et tulla said ja eks me jätkame selliseid huvitavaid saateid nähtavasti sinuga veelgi.